Kas Ghana võiks olla vahva turismisihtpunkt eestlasele? Mina arvan, et võiks. Reisisime suvel perega Ghanasse ja jagan sellest nüüd pildi ja videomaterjali. Selles videos kajastan seiklusi, mis toimusid pealinnast eemal. Olgu ka öeldud, et meie olime pigem sellised säästureisijad ja tegime siis nii majutuste kui ka kultuuriürituste osas rohkem rahakotisõbralikke valikuid. Aga siin ta siis on, meie Ghana. Just nimelt meie, sest seekord oli reisiseltskond suurem kui vaid mina. Sõit linnast välja või pealinnast välja viis meid Kokrobitele. Kokrobite on siis idüüliline kogukond Ghanas, mis asub Atlandi ookeani rannikul umbes 30 kilomeetrit Akrast. Ja see on populaarne sihtpunkt nii kohalike kui välismaiste turistide hulgas. Populaarses majutuskohas Big Milli Backyard toimuvad Kokrobitel siis iga reede õhtu kultuurigrupi esinemised ning laupäeviti meeleolekus regepidu, mida siis nii minu ema kui lapsed väga nautisid. Lapsed said Kokrobitel uusi tutvusi ja meie kohtasime siis ka Big Milli omanikku Big Millit, kes on siis tore briti vanadaam. Kes aga kardab, et pidu võõrustavas hotellis magada ei saa, siis leiab alternatiivseid majutusi ümbruskonnast küll ja veel. Meie majutus armsas Kokrobite Gardens hotellis oli siis $70 öö maksev peremajake, mis mahutas siis meie 6-liikmelise reisiseltskonna mugavalt. Hinna sees ka hoovipealse basseini kasutus. Ja lapsed veetsidki enamuse ajast hotelli basseinis möllates ja erinevaid trikke tehes. Samas hotellis tegutses ka mõnus pitsarestoran, mis pakub kohalikule toidule meeldivat vaheldust. Ka minu eksabikaasa oma perega liitus Kokrobite nädalavahetusega ja peatus samas hotellis. Nii sai siis ka mu ema armsa šokolaadipoisiga tutvust teha. Käisime ka rannas jalutamas. Bikiinid sai hotellis juba riiete alla sätitud, juhuks kui tuleb tahtmine lisaks jalutamisele ka ujuma minna. Tegelikkuses sai ta ka lained meid enne kätte, kui üleriieted seljas visata jõudsime. Võimsate lainete tõttu on Kokrobite ka populaarne surfamiskoht nii algajatele kui ka kogenud surfajatele. Kohapeal on ka mitmeid surfikoolitusi ja lainutusi. Kindlasti tasub Kokrobitel olles seigelda kaugemale kui vaid hotelle täis turisminurgake. Kokrobite küla vahel jooksevad siin tervitama kohe sõbralikud ja julged lapsed. Ära sai proovitud ka kohalik kookospähkel. Ühtlasi sattusime linnas viibides keset käharikast matuste möllu. Kokrobite oli meie meelest nii mõnus peatuspaik, et tegime hoobilt plaani seda kunagi veel külastada. Teine reis linnast välja viis meid Cape Coasti ja Kakumi rahvusparki. Seekord jäid lapsed ekskaasa hoida ning reis Cape Coasti sai ette võetud ühistranspordiga. Cape Coastis olles peatusime mõnusas Oasise rannaresordis. Veetsime Oasises 2 ööd. Cape Coast on ajalooline rannikulinn Ghanas, tuntud oma rikkaliku kultuuripärandi ja kaunite ookeanivaadete poolest. Linnas asub ka Cape Coasti loss, UNESCO maailmapärandi nimistus olev objekt ja üks Ghana tumeda mineviku olulisemaid sümboleid. 17. sajandil brittide poolt ehitatud lossi
kasutati Aafrikast pärit orjade vangistamiseks ja nende transportimiseks. Cape Coastis sõitsid tavaliste taksode kõrval ringi ka avatud mootorrattataksod. Akras selliseid silma ei hakanud ja seal kasutasime rohkem Bolti, kuid hinna poolest olid need mootorrattataksod siis veelgi soodsamad. Tegelik põhjus, miks aga Cape Coasti üldse sõitsime, oli Kakuma rahvuspargi külastus. Kakumi rahvuspark asub Cape Coastist siis umbes 40 kilomeetri kaugusel ja Cape Coast oli mugav lähedane koht, kus mõjutada, et ei peaks hommikul pikka sõitu ette võtma pealinnast Akrast. Kõigepealt matkasime maapinnal. Seejärel jätkus matk 60 meetri kõrgusel puudelattude vahel, sest tegelikult maapinnal kõndides oli väga pime ja seal nägi ainult massiivsete puude juuri ja tüvesid. Õige ülevaate sai ka sildadelt. Because of the noise. Yes, sorry snake. Keegi see, mida ma ei pannud seda kreemi. Is it venomous? Kakumi rahvuspargist tagasi Cape Coasti sõites käisime läbi ka krokodillifarmist. Salmi saab. Ega mul selja tagant kedagi ei tule, on jah? Ma mõtlen, et ega mul selja taga kedagi ei ole. All right. Kolmas sõit pealinnast välja viis meid Adafuasse. Adafua on maaliline linn Ghanas. See paikneb Volta jõe suudmaalal, pakkudes kauneid vaateid ja rahulikku õhkkonda. Adafua on tuntud oma liivarandade, palmidega ääristatud tänavate ja elava kalurikogukonna poolest. Külastajad saavad nautida tegevusi nagu jõekruiisid, ujumine, kalapüük ja lähedal asuvate saarte avastamine. Adafua on populaarne sihtkoht nii kohalikele kui ka turistidele, kes otsivad puhkust ja looduslikku ilu Ghana rannikualadel. Majutus Adafuas vast oligi kõige ekstreemsem, sest seal magasime sõna otseses mõttes ilma põrandata või siis liivapõrandaga palmilehtedest hütis. Aga elamus oli kindlasti seda väärt, istudes õhtul lõkke ümber, lüües trummi ja tantsides kohalikega, et see on kindlasti midagi sellist, mida linnas või kuskil peenes hotellis magates ei koge. Ka Adasse sõitsime me ühistranspordiga. Tegelikult päris kohale me ühistranspordiga ei jõudnudki, vaid pidime väljuma lähedal asuvas linnas, kus meid kohe sõbralikult mootorrataste peale kutsuti, et sõita edasi rannalaagrisse, kus meie majutus oli võetud. Meie mootorratta kasuks siiski ei otsustanud, vaid palkasime 100 kohaliku raha eest siis eraauto, mis viis meid Adafua linna, kuhu meil oli tegelikult juba vastu tellitud paat, mis viis meid siis laagripaika. Järgmises videos aga plaanin tutvustada tegevusi Ghana pealinnas Akras.